tere jälle! See video on põhimõtteliselt lihtsalt nii-öelda content dump, kuhu ma viskan mingid pildid, mis mul aja jooksul on tekkinud, mis muidu põhimõtteliselt lihtsalt ära kaoks, aga ma ikkagi tahan, et mul oleks mingi mälestus nendest. Nii, seal on siis mina seal pildi peal ja oma fantastilise võrksärgi, Dracula jaki ja naiste teksapükstega. Lisaks on seal kõrval ka mees, et te veel rohkem minu orientatsioonis kahtleksite. See on siis üks fucking mustanahaline, kellega ma date'il käisin. Taunid. Nii, kui ma töötasin laos, siis selline kodanik oli minu töökaaslane. Igaks üks mainin ära, et ta oli naine. Huvitav minu jaoks oli see, et selliseid trolle ja ex-meth-heede on laod lihtsalt täis ja see ongi nende mental capacity lihtsalt võtta rohkem kui seda laotööd ja see on super. No las nad töötab. Midagi nokitsevad, vaata, see on super. Kuna ma isegi piparti talu, siis ma tegin vahepeal ühe Instagrami story. Seal videol ma jätsin mulje, nagu ma oleks tänaval elanud. No muidugi nii hull ei olnud kunagi asi, aga nagu paar päeva ma pidin mingi $10 peal elama küll. Siis ma kolisin ühte sitaugu hostelisse elama. Ma ei tea, kas siit videost on aru saada, aga nagu täielik sitaugus ma nagu reaalselt. Türa, seal oli nii vähe ruumi lihtsalt, seda aru, üks inimene sai korraga mingi oma fucking asju kapist. See oli siis, kui ma tahtsin poole kohaga koristajatööd endale leida. See oli üldse aeg, kus ma nagu sain aru, et võimalused on lõputud. Põhimõtteliselt kõik entry-level tööd, mis on üldse olemas, ma võin nendesse kandideerida ja neid teha. Sellepärast, et siin on palk nagu piisavalt normaalne, et ma ei tunneks ennast nagu debiilik, kui ma neid teen. Hakkasin taldrikule. Siis vahepeal mul oli periood, kus ma tundsin ennast natuke üksikuna ja siis ma käisin hommikuti kajakatega mängimas. Tehanted. Ma käisin hommikuti jooksmas. See oli siis, kui ma sain uue laotöö endale, sest et ma sain vanast künga taunid. Anyways, uus töö oli põhimõtteliselt see, et ma töötasin Neuronixis ja kui mingi vend ostis külmkapi endale, siis ma panin selle käru peale ja viisin selle talle autosse. See oli siis, kui ma rentisin endale elektrilise jalgratta ja hakkasin Uber Eatsi tegema. Klassik see, kui Karl ei korista oma tuba nädal aega. Mu selja taga on umbes 1 ruutmeeter ja selle toa eest ma pidin maksma 160 € nädalas. See oli siis, kui ma sain teada, et sa saad iPhone'i kaamera panna taimeri ja siis pilti teha. Ebareaalne. Taunid. See oli siis, kui ma motika ostsin endale. No, sain motika täna, Üli nice, Aga mina pidurdasin kindlasti äkiliselt, Juhtus siuke asi, Esimesel päeval Eesti perses ju. Kes teeb nii? Mis sa putsis sellega, Võib-olla on see, et ma ei tea, kas ma uuesti tegin ravikindlustusele, Kui teinud, siis on nagu väga vitus. See läheb maksma kindlasti. Sest et see ranne... Jaa, see ranne kindlasti. Türagi. Ma pean täna kuhu mingi trauma muutuma. Täiesti perses. Nii, ja kui see oleks vähepeal, ma tahaks selle motika kuhugi ära viia, Aga ma ei saa, Miks? Mis asi see on? See on õlilaik? Ei, see ei ole õli, see on bensiini tilgub kusagil. Mida vittu ma tegema pean? Debiilik. No nii, siin me oleme nüüd 6-7 tundi hiljem õnnetusest. Ja tõepoolest, nagu te näete, siis käsi ongi pandud mul kipsi. Parem käsi on Yes, super, see on kõva värk, Mis nüüd juhtuma hakkab, on see, et ma ei tea. Vittus. Ei ole. See on lõbus, kui ma ei tea, mis juhtuma hakkab. Sest et raha on vaja teenida, Leib on vaja lauale. See oli siis, kui ma ühest taikohast kinga sain. Taunid. Ja see ongi kõik praegu. Pärast seda ma hakkasin uuesti filmima. Nii et lähiajal on oodata ka uut ning ka uusi vlooge. Taunid. Now blow them up.